Tšau! Ma olen nii ammu vloginud, et mul on täitsa veider kohe seda kaamerat siin kätte võtta. Põhimõtteliselt 6 on möödas sellest, kui ma vlogisin. Aga tore on tagasi olla. Ja miks ma mõtlesin vlogida? Sellepärast, et esiteks ongi 6 aega on juba möödas, on ju. Ja teiseks, täna on reedene päev. Ja ma mõtlesin, et miks mitte filmida siukene mõnus suvine nädalalõpu vlog. Et täna on ülisoe ilm, täna on lõpp 32 kraadi, praegu on veel hommik, on 26 kraadi. Ja ma ei tea, kõik inimesed, kes ürisood, et oi, 30 kraadi on palju, minge metsa osalt nagu. Kas te tahaksite elada -20 kraadi, sest nagu meil talvel on siin päris tihti on ikka väga-väga külm. Et kas teile meeldib see rohkem? Reaalselt 30 kraadi, maks mõnus. Ja ma ei tea, mina võiks lihtsalt kogu aeg elada sellises kliimas, ma olen nagu oluliselt õnnelikum, kui õues on soe. Reaalselt ei näe ennast põhimõtteliselt üldse siit viewfinderist, sest õues on lihtsalt siuke päike, aga jah, ma loodan, et ma filmin normaalselt. Ja ma mõtlesin ka seda, et mul on tegelikult nii palju teile rääkida, nii et mida ma ei hakka kohe siin kõik ette võristama, aga selles videos ma update'in teid oma dietitamise osas, akna osas, tänased plaanid, täna on reedene päev, on ju. Täna meil on tegelikult päris palju või ära jõuda teha, et praegu ma olengi jalutan oma mõned sammud hommikul ära, hetkel mul ongi siis uus plaan, treeningplaan, millest ma räägin hiljem, aga põhimõtteliselt iga päev tuleb 10 000 sammu ka teha. Nii et lihtsam on nii, et ma teen hommikul juba mingi 4-5 tuhat ära ja siis päeva peale umbes nagu tuleb ka ülejäänud see 5000 ära või siis kui ei tule, siis ma lihtsalt teen õhtul ka veel väikse tiiru. Siuke hea hommikune ärataja, pluss ma tahan ikkagi D-vitamiini oma näole ka saada. Et aknaga on mega oluline saada päikest näkku ka. Ja ega ma seal toas seda päikest ju ei saa. Vot, aga tänane plaan ongi siis praegu jalutan, siis koju, söön kiiresti kõhu täis. Siis me lähme sätin end valmis, lähme Kadarpikku, võtame Kadarpikust 2 plokki ilmselt porgandimahla ja muid asju ka, sest meil on vaja erinevaid videoid nüüd teha. Et täna me lähmegi, ma ei vaja kuskilt mingi külma kotikene ka osta, lähme kuskile ranna äärde ja filmime paar videot seal inimestega. Et üks mõte meil on näiteks filmida see, ma ei tea, kas te olete näinud TikTokis seda trendi. Kunagi oli meie ei läinud selle trendiga kaasa, aga põhimõtteliselt, et ära räägi siia mikrofoni, ütled nagu võõrale inimesed, ära räägi siia mikrofoni ja saad selle porgandimahla endale. Ja siis küsid inimeselt mingid küsimusi ala, kuidas sul läheb ja kui te ei vasta midagi mikrofonist, ta saabki selle endale. Et siukse video siis vaatame mingisugused videot teeme veel. Ja siis on vaja täna monteerida paar videot ära teiste koostööpartnerite jaoks. Ja midagi oli veel vaja teha, Kasper on juuksur mingi aeg. Ja siis trenni ma õnneks täna tegema ei pea, mul on selle nädala trennid kõik tehtud. Praegu ma teengi jõutrennni 3 korda nädalas. Ja 2 korda nädalas zumba, okei, zumba on veel pühapäeval. Aga selles suhtes jah, enamustrennid on tehtud. Aga nüüd jalutan edasi ja siis suhtleme hiljem edasi. Nii me jõudsime vahepeal tagasi Kadarpikust. Saime siin igast kraabi, ahjusegu, riivitud porgandkapsas, riivitud porgandikapsasegu, beebiporgandid, kimchi, vinegret. Ja nüüd on siis igasugused mahlad, mis me lähme tänavale jagama, teeme nendega videoid. Võib-olla teeme nendega ka mingi video täna, homme, eks paistab. Aga jah, ühesõnaga, nüüd kraami on, mida jagama minna. Kasper läks vahepeal juuksurisse ja nüüd on minu aeg hakata monteerima Skybergi videot. Sest et täna homme on kindlasti meil vaja mingit videot üles panna, eile käisime filmimas ja mina monteerin ära vahepeal, kui tema on juuksuris, postitan ära ja siis lähmegi filmime need Kadarpiku videod ära. Saime külmakasti ka, kuhu sisse nüüd pannast, nüüd nagu kui need on soojas, siis need lähevad väga kiiresti halvaks, kuna seal ei ole säilitusaineid või lisatud suhkruid.
et jah, sellepärast nad lähevadki. Ja siis ilmselt lähme pärast seda sõpradega männiku karjääri. Täna on nii soe ilm, reaalselt nagu imeline ilm lihtsalt, ma ei tea, palju ma seda ütlema pean. 30 kraadi, nii mõnus. Nii et tegelikult on nii mõnus kuskile vette hüpata ja päikse käes natukene olla. Nii et jah, minu ülesanne kiiresti video valmistada ja siis lähme filmime ja siis lähme peesitame ja siis uuesti monteerime. Nii et niimoodi see meie lukke välja näebki. Ja mis videot ma nüüd monteerima hakkan? Eile filmisime, või tegelikult ma juba veits alustasin sellega. Filmisime sellise video, kus põhimõtteliselt esitasime 2 Skybergi töötajale väljakutse, et andsin ühe käe ühele, teise käe teisele ja siis nad panid kiiruse peale, aja peale, kui palju käepaelu suudab keegi mulle 30 sekundi jooksul käe peale panna. Ma ei tea, miks ma seda nii keeruliselt praegu seletasin, aga ühesõnaga saate aru küll. Et jah, siuke tore video. Väga tasavägine praegu. 3, 2, 1, kõik. No nii, Jukas oli väga raske. No nii, Jukas oli väga raske. Panin kassidele jääd, siis ma vihin sisse ja nüüd nad mängivad sellega, saavad seda külma vett, sest ma vaatasin TikTokist, et kuukeldasin ka, et tegelikult kassid võivad ka üle kuumeneda. Et see on hea, kui neil ikkagi nagu kuskil mingit jääd ja mingit asja paned, et nad saaksid ennast jahutada. Kast on ka tarvikusi täis, nii et let's go, teeme videod ja siis võtame päikest natuke siin. Nii, ma tegin endale sisejäätise. Panin siia siis külmutatud ananassi ja siis külmutatud mustad sõstrad. Kas nad sobivad kokku? Mitte nii hästi, aga ajab jäätisisu ära küll. Nii et nüüd söön selle kupatus ära ja magustajaks on mul siin siis sees stevia tilgad. Päris hea. No nii, mina jälle jalutamas ja jutustamas nagu eilegi. Ma ei tea, kuidagi jalutada, see on kõige parem rääkida, siis jutt jookseb ja kuidagi mõtted jooksevad. Aga eile õhtul, ma ei tea palju, ma ei mäleta, mis ma rääkisin eile õhtul. Igatahes me käisime männiku karjääris, filmisime oma videod ära, siis monteerisime, kõik postitasime ära, mis vaja oli. Ja siis me läksime, meil olid mõned sõbrad külla. Ja siis me käisime õhtul Pirita promenaadil. Ja oi, kui palju rahvas seal oli, täiega rahvas. Ma ei olegi niimoodi õhtusel ajal suvel seal käinud ja eile lihtsalt nii soe õhtu, et mul oli reaalselt palav lausa. Nii mõnus, ma ei tea, nii mõnus lihtsalt. Ja see promenaad, ma täiega soovitan minna suve õhtul sinna, sest et see melu, mis seal oli täpselt nagu välismaa tunne. Meil kõigil oli selline tunne, et mida pekki nagu oleks, ma ei tea, kuskil mingi Miami Beachile kuskile sattunud, et hästi mõnus. Ja täna siis ka samamoodi tööd teinud ja toimetan siin koduste asjadega ja kell on juba 2 saamas ja ma alles tulin jalutama, muidu ma teen tavaliselt hommikupoole juba oma sammud ära või noh, vähemalt pooled sammud ära.
aga ma ei tea, täna ma kuidagi tundsin, et ma tahan nii palju asju nagu kaelast ära saada, enne kui ma jalutama tulen. Täna ma tunnen ennast nagu nii ebamugavalt aknaga. Ilmselt nägite enne ka. Kaameras seda isegi ei võta nii hästi seda tegelikult, aga mul on nagu... mul on nii pekkis akna jälle. Ma ei tea, mis värk on. Mul pole suvel kunagi nii pekkis olnud, kui mul praegu on. Ma ei tea, mis see on. Ma arvan, ma olen lihtsalt ise vahepeal nagu üle töödelnud seda. Ma arvan, asi on selles ja nüüd ta lihtsalt vajab aega, et paraneda sellest. Ja mul õnneks ka juulis nahaarsti juurde minek, et 10. juuli mul on reaalselt ideaalne nahaarst. Ta on nagu alates sellest mul olnud, kui mul üldse akne tekkis ja ma sain põhimõtteliselt kohe tänu temal aknest lahti. Et jah, kui kedagi huvitab, siis kui te panete Google'isse nahaarst Ave, siis see esimene vist, mis sealt tuleb kohe, siis nagu tema ongi. Et tema juurde ma lähengi nüüd juuli põhimõtteliselt keskpaigas. Ma nii ootan seda juba, et ma saaks sinna lihtsalt. Aga see ongi põhimõtteliselt juba ülejärgmisel nädalal. Et jah, arst ikkagi teab kõige paremini, kuigi ma kasutan tegelikult ühte ravikeeli praegu, mis ta kunagi ka mulle välja kirjutas, aga mulle tundub, et see ei toimi mul praegu. Ma ei tea miks, aga see nagu väga ei toimi. Lisaks ma tegelikult hoidun nagu ülipalju mingi jama söömisest ja kõigest. Ja hästi huvitav on see, et mul nagu kunagi ei ole enne olnud niimoodi põskede peal sükest aknet, nagu mul nüüd on. Ja ma ei katsu tegelikult üldse oma kätega niimoodi nagu ma praegu katsusin, kui ma näitasin, et asi ei ole ka sellest, ma mingi mustust siia viiks. Siis mul on näiteks siin lõuajoone peale lampi hakanud tekkima, nagu suured punased, mida mul ka enne mitte kunagi olnud ei ole. Et siuke, ma ei tea, veider. Ma tean, et see ütleb ka päris palju, et kuhu kohta sul akne tekib, et nagu millest see on. Ma olen nii palju guugeldanud selle kohta ja see igalt poolt tuleb, et mingi hormonaalne akne. Aga nagu minu arust mul ei ole hormoonid korrast ära. Vähemalt nagu mitte kuskil mujalt seda ei paista, et väga veider. Väga veider. Aga ma usaldan spetsialisti, ma tean, et tema teab, mida mul on kõige õigem teha. Ja võib-olla, mis ma mõtlesin enne, kas ületöötlemise all on see, et ma käisin vaata vahepeal laserprotseduuridel on ju, mis justkui korra aitasid. Aga nüüd mul läks jälle tagasi. Enne seda ma proovisin seda leposeepi. Ma ei tea, miks ma üldse seda proovima hakkasin. Sealt hakkaski kõik pihta reaalselt. Kõik see alla mäge minek. Ma hakkasin seda proovima lampi. No ma ei tea, see rikkus täiega ära lihtsalt. Ma jaoks kõik nagu, ma kirun seda elu lõpuni. Ma ei soovita seda mitte kellelgi akneda niimoodi, nagu seda promotakse, et jäta see mingi maskina pähe endal. Täiesti haige, see rikkus, ma olen nii närvi praegu, see rikkus mul täiega ära nagu. Ise oli loll selles suhtes, kedagi teist ei saa süüdistada, iseenda valikud. Ühesõnaga, kellel on akne, need fiilivad seda nagu, lihtsalt see ongi siukene ring. Kogu aeg sa proovid, sa täiega nagu teed justkui enda arust kõike selleks, et seda nagu paremaks saada ja see lihtsalt ei lähe. Ja ma just vaatan mingi mõne aasta tagusid pilte ja videoid, kus mul pole nagu üldse aknet, kuigi 16 aastaselt mul tekkis, siis vähemalt mul justkui läks ära see ja nüüd mul on lampi nagu 16 jälle. Hullem veel kui siis, kui mul tuli. Väga lappes, väga lappes. Ma tunnen ennast nii nagu nii madalal on tegelikult enesehinnang selle pärast, et kehaga justkui olen juba rahul, aga aknega on ju. Ja ma reaalselt kunagi paar aastat tagasi ma veel vastasin, mul tulid küsimused, et kas sa oled kunagi nutnud selle pärast, et sul akne on? Ma mingi, miks ma peaksin nutma? Ei. Ja nüüd, kui palju ma olen nutnud selle pärast. See on nagu väga keeruline, kui sa oled noor naine ja sul on nagu tegelikult üle, et kõik on nagu mega hästi, ma ei saa hakka nutma. Ülejäänud kõik on nagu mega hästi ja siis sul nägu on kaetud lihtsalt mingi punaste punnidega nagu. Okei, ühesõnaga, räägime hiljem edasi. No nii,
ma mõtlesin, et ma teen selle klipi siis, kui me juba sõidame, aga tuleb välja, et ma sõidan ise hoopis, olen töö roolis. Nii et jaa, me sõidame nüüd Haapsalu poole, tegelikult kell on päris palju, juba 4, aga ma nägin Instast ja Facebookist, et täna on Haapsalusse mingi toidutänav. Nii et me läheme sinna. Ja see ongi meie tänane plaan. Ma nägin, et mu endised klassivennad on ka seal mingis putkas müümas mojitosi vist. Nii et äkki näeme neid ka ja saan mingi alkovaba kokteili. Ma ei tea, ma vist ei ole siin vlogis öelnud, aga ma väga ei joo alkoholi. Ma kunagi, nagu mulle meeldis rohkem mingi veini vahepeal võtta ja mingi kokse, aga kuidagi alkoholi pone mind nagu nii hästi tundma, et ma joon seda põhimõtteliselt ainult siis, kui mul on midagi nagu otseselt tähistada või siis mul on päriselt lihtsalt nagu tavai, nüüd ma võiks küll nagu lihtsalt võtta natuke veini, aga seda tunnet väga ei tule. Nii et jah, ma olen kogu aeg kaine autojuht, aga mulle sobib see. Lähme Haapsallu ja näitan teile ka, mis seal on. Käisime seal toidukohas. Me võtsime sealt endale šašlõki praad. Üks praad oli 13 euri. Ja päris hea oli, väga hea oli. Ja nüüd tripime võtsin vanalinnas ringi ja lähme linnuse juurde ja siis tagasi välja. Siuke mõnus vaid päris palju rahvast on ka. Nii et tasus tulla. Nii, vahepeal on kätte jõudnud märkamatult pühapäev. Eilõhtul siis, nagu ma ütlesin ka, siin läksime Haapsallu, sinna Toidu tänava festivaliks, vist nimetati seda. Ja tähes mega mõnus oli, täiega tore oli, seal õhtul esines Allan Roosileht. Oli siis DJ puldist ja tegi ikka ülipikalt, selles suhtes alustas suht vara. Ja me läksime ära seal mingi 12 aeg ja ta oli veel edasi seal, et ta tegelikult tegi päris mitu tundi siukest seti ja täiega äge. Ma üldse ei oodanud, et nagu DJ-st võiks kuidagi nagu ainult DJ esineb, et sellest võiks kuidagi nii palju oodata, aga täiega äge oli. Igatahes ma oleks üldse arvanud, et see nagu kupatada maha seal siis. Istub seal. Töö istuda laua peal siit nii maha. Siit nii maha. Ühesõnaga, see oli täiega cool ja siis jõudsimegi mingi ka enne 2 koju ja siis võtsimegi sealt need šašlõkid, need mul olid ka siin videos ja täna polegi väga midagi erilist teinud, tööd ja tegin seda pastat enne, mida ma näitasin, mis tuli ülihea. Ma lihtsalt riivisin sinna sisse suvikõrvitsed, panin delikates hakkliha, makaronid, koor ja siis küüslauku, sibulad, riivitud porgand, paprika ja see tuli nii hea. Ma siukest kombot ei olegi enne teinud. Ja nüüd on tegelikult kell juba 17:29. Nii et varsti mul on sumba, pühapäeviti mul on see. Nii et ma lähengi tunni aja pärast hakkan jalutama sumba poole. Ja õhtul ma tahaks tegelikult täiega minna jalkat vaatama kuskile välja, sest et nüüd hakkavad juba need ka põnevamad EM-i mängud. Et ma ei tea, mulle millegipärast meeldib need EM-i jalkamänge vaadata. Mulle lihtsalt meeldib, mulle isegi vist meeldib natuke rohkem kui Kasparile. Et jah, kuidagi pakub huvi ja kuidagi seostub suvega. Minu arust, siis kui ma väike olin, siis mul isa kogu aeg vaatas neid jalka EM-e, mitte nagu kõiki mänge, aga siis ikka päris palju vaatas. Siis ma vaatasin temaga alati kaasa ja kuidagi, mitte alati ei vaadanud kaasa ikka, nagu vahepeal vaatasin kaasa. Ja mulle täiega meeldis, võib-olla sealt see tuleb. Ja lisaks ma lubasin update ida teid
ka siis selle dieedivärgiga, nii et nüüd ma siis istun siin ja update'in. Ühesõnaga, vahepeal me käisime siis reisil, on ju. Ja reisil ma ei trackinud mitte midagi. See oli mul kõik läbi räägitud treeneriga ja põhimõtteliselt ma siis tegin lihtsalt nii, et ma liikus nii palju kui võimalik ja üritasin mitte üle süüa ja mul tuli täpselt 0 kilo juurde selle reisiga, mida ma täiega imestasin, sest ma ise tundsin ennast mega paistes, kuna ma ei olnud 3 kuud üldse alkoholi joonud ja siis seal mõnel õhtul võtsin ja ma tundsin lihtsalt keha ja pett kinni. Ma reaalselt, ma ei olnud ammu ennast nii paistes tundnud, kui ma reisi lõpuks tundsin. Õnneks nüüd nagu ammu enam ei tunne paistes ja kõik on nagu mega chill. Ja tulin tagasi, läksin kohe uuesti oma selle trackimise peale tagasi. Nüüd mul on ka uus treeningkava ja enne ma siis toitusin niimoodi, et 1900 kilokalorit oli mul ülakehapäevadel ja vabadel trennipäevadel, kui trennis ei olnud ja 2100 kilokalorit oli mul toiduks siis, kui oli sumbapäev või siis jalapäev ehk siis raskematel päevadel. Aga praegu nüüd mul on olnud nii, et kui ma trackin, siis mul ongi nagu 1900 kilokalorit, et on aeg natukene langetada ja oli aeg natuke langetada seda sisse tarbitavat mahtu. Lisaks mu treener tegi mulle uue treeningkava, millega ma nüüd see nädal alustasin. Enne mul oli kokku 6 trenni koos 2 sumbaga, siis 4 jõuksitrenni ja 2 sumbat. Nüüd mul on 3 jõuksitrenni ja 2 sumbat, iga päev 10 000 sammu ja need jõuksipäevad on ka raskemad. Mul tegelikult kui vaadata näiteks minutites, kui kaua mul aega võtab üks trenn, siis nüüd mul võtab üks trenn kuskil 1,5 tundi aega, enne mul võttis tund aega kõik kokku, nii et põhimõtteliselt ikkagi ma teen lihtsalt ühel päeval teen veits rohkem. Niimoodi, et mul nagu üks päev nädalas on nagu trennivaba. No saate aru küll, mis ma mõtlen. Jah, nii et lisaks käin veel ka jalutamas. Ma ei tea, ma ise tunnen ennast mega hästi. Kokku ma olen siis alates detsembrist. Olen alla võtnud, ma pean kogu aeg arvutama, kuskil 5–6 kilo, et ma nagu nii täpselt ei tea, kui palju ma siis kaalusin, aga ma tean, et ma olin jaanuariks juba natuke alla võtnud. Ma võin öelda, et see oli vist suht tippkaal, mis ma olen olnud. Kuigi kui koroona tuli, siis mul oli ka ikkagi korraks läks lappesse ära. No ühesõnaga hetkel, nüüd ma tunnen küll nagu reaalselt nagu mingi elu parim vorm. Lihtsalt siit ainult ülesmäge. Nii hea energia, nii hea on olla. Ma ei tea, see on kõige alus, et sa tunned ennast oma kehas hästi. Kui sa ei tunne ennast oma kehas hästi, siis sa ei saa endast anda ka nagu mingi positiivsust välja ja teiste vastu hea olla ja või siuke sa saad olla, aga nagu see on raskem lihtsalt, et kõik see tuleb oluliselt loomulikumalt, kui sa ikkagi oled iseendaga rahul ja enesekindel. Ega mul vist rohkem ei olegi hetkel sellega seoses pidigi öelda. Ja lisaks, nüüd teine teema, ma sain täna läbi ka raamatu. Mu käest seda nii pikalt, aga Nike raamat Jalajälg, sain läbi selle. See kulutasin selle Norra reisiga millegi pärast siit pealt täitsa ära. Aga mega hea raamat, mingi 440 lehekülge äkki ja suht nagu selles suhtes peenikses kirjas ka. Aga üli hea, täiega raamat lihtsalt. Ma ei tea, algus oli igav. Ma mäletan, et kunagi ma alustasin ka selle lugemist mingi paar aastat tagasi ja siis ma lugesin mingi 80 lehekülge, ma ei suuda lugeda, nii igav on. Aga nüüd, kui ma olen nagu terve raamatu läbi lugenud, siis ma saan aru, miks algus ka vajalik oli. Et kindlasti, kui sa ka hakkad seda raamatut lugema, et ära alla anna, lihtsalt loe edasi ja usu mind, see on täiega inspireeriv ja see on nagu täielik kuld, mis seal kirjas on lihtsalt. Et nüüd on mul kahju, et see raamat läbi sai, samas ma olen excited, et mingit uut raamatut lugeda. Ilmselt võtan järgmiseks, mul on raamatukogus 2 raamatut laenutatud. Ootame siin järjekorras. Üks on siis Lõpeta muretsemine ja hakka elama. See on siis sama kirjaniku poolt kirjutatud, kes kirjutas selle Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Ma arvan, see on ka hea raamat. Ja teine on siis romaan, ma ei ole väga ammu romaani lugenud, see on Vaikiv patsient. Ma küsisin raamatukogus, mida nad mulle soovitaks ja nad ütlesid, et see pidi olema nagu selline populaarne ja hea raamat. Vaatame.
ma arvan, ma võtangi selle võib-olla eelmiseks. Vot, ühesõnaga, mul vist rohkem ei olegi midagi siin hetkel rääkida. Tuli siuke lühem vlog, miks mitte. Siuke suvine mõnus vlogike. Kindlasti on meil sel suvel veel ülipalju põnevaid asju plaanis. Nii et tuleb veel siuksed suvised vloge. Nii et kindlasti subscribe'i mu YouTube'i kanalit, et sa neid videoid maha ei magaks, sest mul ei ole mingi kindlat päeva, kui ma postitan. Ma lihtsalt postitan siis, kui ma tahan. Kindlasti like'ist videot, kui sulle see meeldis. Ja üldse aitäh, et sa oled siin kanalil ja vaatad mu videoid. See on väga tore. Võt, aga näeme jälle järgmises videos siis. Tšau!